Tere tulemast vestlussaatesse Tunne Inspiraatorit, kus me tutvume vägevate ning põnevate inspiraatorite ning nende tegemistega. Minu nimi on Armin Pajula ja ma olen selle vestlussaate võõrustaja. Mind väga köidavad inimeste lood ja elu väljakutsetega toimetulemise telgitagused. Me elame imeliste inimeste keskel, kellest igaühel on oma lugu rääkida ja kes pakuvad midagi, mida keegi just praegu vajab. Aeg on need inimesed varjust nähtavale tuua, et nende oskused ja kingitused just õigete inimeste ning abivajajateni jõuaks. Ja see ongi Tunne Inspiraatorit vestlussaare eesmärk teha nähtavaks inimesed, kellel on maailmale palju pakkuda, aga keda suurem osa inimestest veel ei tea. Meie tänane külaline on digisõltuvuse coach, kes langes lapsena digisõltuvuse küüsi pärast rasket õnnetust. See sõltuvus valitses tema elu ligi 20 aastat, kui ta leidis strateegiad, et see lõpuks alistada. Selle teekonna jooksul on ta hakanud ka ettevõtjaks ning on kasvanud igatepidi enesekindlamaks meheks. Mis siis täpselt juhtus, et selline suur elumuutus toimus? Ja kuidas ta ennast sellest välja murdis? Nendele ja paljudele teistele küsimustele, põnevatele küsimustele täna vastuseid otsimegi. Tere tulemast saatesse digisõltuvuse coach Madis Mark. Tšau. Aitäh, et saatesse kutsusid. Rõõm siin olla. No näed. Meil on mõlemal täna nii ägedalt alanud mingi tehnilised vibersed ja värgid on ju. Aga see on elu. Jah, ikka juhtub. Minu traditsiooniline küsimus. Kuidas sa ennast tunned praegusel hetkel? See on hea küsimus, ma just tunnetasin seda. Ja tuleb öelda, et üllatavalt kuidagi järgselt ennast tunnen praegu. Et ma ei ole ammu esinenud kuskil ega laivis olnud. Et osaliselt võib olla see adrenaliini mõju. Aga osaliselt sellepärast, et see midagi pakub hingele. Midagi mingi äratundmine on, et mida ma ei ole ammu nagu kogenud. Ja sellepärast see on selline positiivne elevus pigem. Päris äge. See on see koht on ju, et kui see kutse, ütleme hingekutse on suurem kui hirm, et siis asjad nagu lähevad liikuma, siis me läheme tegevusse, et päris äge mõttekäik. Ja seda on mul elus palju olnud, et just selle hingekutsega ja selle missioonitundega ilmselt olengi paljudes hirmudes suutnud üle saada või nii-öelda vastu seista ja teha need ebameeldivad asjad ära. Näiteks kui olen esinenud kuskil. Ma tervitan siin ka, meil on vaatajaid ka. Tere Angela, tere Kristina, nii äge on. Kristina, muideks vist ma sinuga isegi, Kristina Tamm, ma tean, et sinuga vist kokku puutunud. See nimi ütleb sulle midagi, on ju? Ja, tean väga hästi. Ja, sest ma nägin ühe kord tema kommentaari kuskil, kui sa oma coachingust vist rääkisid või ta isegi tegi postituse või midagi. Ja, ma olen talle ise ka coachingut teinud. No just seda mõtlengi. Vaata kui äge, et siis kliendid vaatavad kaasa elama. Saate nüüd täna, kes siis vaatavad, saate siis Madist peedistada siin, et kui mina peedistan teda siin, siis te saate ka teda korralikult peedistada siin. Aga üks asi veel, et mul siin saates on tegelikult suht vähem meesterahvaid käinud. Et see on nagu hästi huvitav. Ja ma küsiks sellise huvitava küsimuse sinu käest, et kuidas sina näed seda tasakaalu üldse, et naised, see on minu nägemus, et naisi võiks öelda, et 78% tegeleb rohkem kui mehed enesearenguga. Kuidas sina seda tajud? Või on see mehed on pigem sellised, kes tegelevad, aga nad ei näita ennast kuskil? Ongi kuskil tagaplaanil? Ma arvan, et mõlemat võib olla, aga ma esimest korda panin seda tähele siis, kui ma umbes 19-aastasena Holistika Instituuti õppima läksin. See oli esimene aasta enesearengu see kursus ja ma juba siis hakkasin tähele panema, et seal on, peale minu oli üks või 2 meest, et ülejäänud olid kõik naised.
ja seda mustrit ma olen pidevalt näinud. Alles aastaid hiljem hakkasime rohkem mehi nägema üritustel, no nagu Ühenduse festival ja sellised üritused. Mhm. Ilmselt naised on avatumad ja empaatilisemad ja jõuavad nende teemadeni kiiremini või huvitavad rohkem. Meestel tihti tuleb see nagu mingi suurema valuga hiljem. Kas sina kui meesterahvas, kas sa no see läheb ka võib-olla natukene sinna aega enda enesearengu aega algusesse, aga me lähme sinna päris sügavuti sisse. Aga lihtsalt, et kuidas sa praegu tajud, kas selle põhjus võib ka tegelikult see olla, et meestele meil on ju õpetatud, vaata, sa pead olema tugev, sa ei tohi oma emotsiooni näidata, sa pead olema mees. Ja siis me tegelikult surume seda sisemist valu nii kaua alla kui võimalik, kuni see lõpuks käibki pauk ja mul ei ole enam võimalik nagu selle eest põgeneda. Ja mulle tundub küll, et nii on. Seda eriti ma ise olen eestlane, oskan nagu siin kõige rohkem nagu asju vaadata ja vähemalt tundub, et eriti Eestis on see levinud, et mehed on väga kinnised. Oma perekonnast ka seda on näha, et välditakse mingeid asju nii kaua kui võimalik on, surutakse tundeid alla. Ei teata isegi, mis need tunded on. Kuni ühel hetkel lihtsalt ei ole muud võimalust ilmselt. Ja ma mõtlen just siin, et lähme korra selle eelmise punkti juurde, et kui koolitused, näiteks sul see oli, läksid sinna holistika instituuti on ju, ja siis enamus on naised, no ja eneseareng kurstel ka ju, enamus on naised, mõni üksik mees satub vahepeal, ka minu kogemus on ka selline olnud. Et ma ise näen, sa võid jälle tagasi peegeldada, et kuidas sina seda tajud, et meestel on ka see endale tunnistamine või näitamine, et ma tegelikult vajan välist abi. Et juba saadakse aru küll, et näed, midagi on katki, siis ma hakkan ise nokitsema, aga minna nagu teistega koos kuskile, siis ma ju näitan ju teistele ka, mis kuradi mees ma olen mingisugune katki ja nii edasi. Et seal on see uhkus, justkui see mees uhkus, et ma ei saa näidata väljaspoole. Kuidas sina seda näed? Et see on vähemalt üks, miks ma arvan ka, miks mehed ei lähe näitama nagu väljaspoole, et ma tegelikult tegelen enesearenguga. Ma suudan sellega samastuda küll. Mehel on väga raske nõrkust välja näidata. Eriti kui maailm seda tugevust ootab alati. Et mind kõnetab see nii palju, et mul endal elus, kuna mul oli lapsena selline raske trauma ja see muutis mind nagu abivajajaks, et ma väga pikka aega sõltusin teistest inimestest. Et alguses ma sain sellega, alguses ma pigem nagu võtsin sellega hästi vastu ja olin isegi klammerdunud nagu abisse ja emasse. Aga ühel hetkel kuskil teismeeas muutus klõps ja hästi suur vastupanu tekkis selle vastu. Et tahe oli ise seisvuda. Ja ma tean, et olen seda raskel teel kogenud, et kui tugev vajadus on mehel olla iseseisev. Ja ma olen pidanud selle eest väga palju võitlema elus ka ja sellepärast ma nagu mõistan seda kohta. Aitäh, et sa jagad. Ja kui sa oled valmis, lähekski sellesse sisse, ma saan aru, et need mineviku meenustused vahest ei ole, aga ma usun, et sa oled sellega juba piisavalt tegelenud, on ju toimetanud, et lähme sellesse algusaega, et mis sinuga siis tegelikult juhtus. Kõigepealt lihtsalt küsimus, et millal see oli, kui vana see oli? Ma olin 9-aastane ja ma tulin just 3. klassi aktuselt, ehk siis 1. septembri aktuselt. Ära isegi veel sellest sündmust mine, räägi lihtsalt natukene enne seda, sest et see on ju totaalne elu muutus, et kuidas sa elasid, mis olid sinu tegevused, mis sulle teha meeldis, et kui sa mäletad seda perioodi enne seda? No esimesena tuleb meelde see, et
digiseadmeid veel ei olnud nagu olid vanad sellised aeglased arvutid ja tegelikult 4-aastasena juba mõned arvutimängud mul olid, aga see ei tõmmanud mind nii palju, et ma pigem olin pidevalt väljas, mängisin hästi palju, jooksin, luurasin ja ronisin, peeti mind hulljulgeks poisiks, kes igale poole kõrgustesse ronis, kui teised ei julgenud minna. Ja spordiga meeldis tegeleda koolis, see aitas mul sõpru leida, tugevate ja kiirete jalgade pärast ja meeldis vahepeal ka hästi suur selline loomingulisus oli minus ja kujutlusvõime, et ma vahepeal lindistasin, panin Maci tööle, lihtsalt hakkasin mingeid lugusid rääkima. Praegu imestan, et kust see kõik välja tuli. Ja siis vahepeal mängisin nagu mehikestega ja siis samal ajal tuli see lugu ja selliseid maailmaid ja mingeid erinevaid lugusid lihtsalt mõtlesin välja. Et need tulevad esimesena asjana meelde, et hästi suur liikuvus, iseseisvus, vabaduse tunne ja selline kujutlusvõime. Okei. Et oli väga positiivne, tore lapsepõlv minu jaoks. Ma just mõtlesin seda just, et kui liikuv sa olid, et sa ütlesidki, et sa tegelikult tegid sporti ja ronisid ja siis jõuame nüüd sellesse punktini, 1. september. Aktuselt koju, räägi sellest natukene. No see oli selline huvitav päev, et ma tegelikult kutsuti mind vanaema sünnipäevale, aga ma ei tahtnud sinna minna, sest minul sõbral oli sellel päeval sünnipäev. Ja tegelikult see ei olnud tema õige päev nagu, aga millegipärast just sellel päeval toimus. Ja siis pärast kooliaktust enne sünnipäeva algust meil oli veel aega, et midagi teha, et lapsena oli see, et kunagi ei saanud nagu raisku lasta seda vaba aega. Ta alati pidi kuhugi midagi tegema, mingi mängud ette võtma. Ja siis ka tol päeval otsustasime minna luurekale ühte platsi, kus hoiti ehitusmaterjale. Eks selline maha jäetud koht, kus aeda ees polnud. Ja seal me saime päris tihti käisime mängimas. Et see oli meie jaoks nagu teine kodu isegi. Mängisime kodusel. Ja siis ühel hetkel seal need hakkasid, kui me luurekad mängisime, siis tiimikaaslane niimoodi järskult liikus, et need hakkasid betoonpaneelid hakkasid liikuma ja siis silmapilkselt ma jäin selle ühe betoonploki alla. Ja alguses see kõik käis väga kiiresti ja ma teadvust ei kaotanud kordagi. Ja siis ma kutsusin abi ka alguses, aga keegi ei tulnud. Nad arvasid, et ma teen nalja. See hetk, kui see juhtus, ka sõbrad ju tavaliselt ehmatavad ära või mis iganes, kas nad jooksid ära või kuidas nemad, kes tegelikult ju lapsed alles ju? Jah, kes kohe minu kõrval oli, see jooksis ära hirmust. Aga kaugemal oli, et alguses ei tulnud, sest nad mõtlesid, et ma teen lihtsalt nalja. Need olid ka sama vanad enam-vähem või olid vanemad? Enam-vähem sama vanad. Ja siis ma olin seal juba hakanud hüvasti, et ma ei teadnud tegelikult, mis toimub lapsena, aga ma sain aru, et olukord on päris halb ja siis ma juba, et huvitav. Eks ülakeha oli nagu väljas ja jalad olid siis all, jah? Jah, nagu osa ülakehast ja käed olid väljas ja pea oli väljas, et see imekombel niimoodi maandus, et pähe ei kukkunud, jäi nagu jah, tähtsam jäi nagu alles. Aga selg oli vigastatud kohe, et ma ei tundnud mingit valu alguses jalgades ega alakehas. Ja alles siis, kui hiljem sõbrad abi kutsusid, kui tulid ja avastasid ja kutsusid abi, siis alles siis, kui kiirabi tuli ja hakkas üles tõstma, alles siis oli metsik valu tunda.
ja jah, sealt ta läks. kuidas sa praegu, sellest on nii palju möödas, on ju, kuidas sa praegu, kui seda kirjeldad, kas tuleb üles ka neid emotsioone, asju sealt või kuidas sa tunned ennast praegu? Ma olen seda lugu nii palju rääkinud, et nagu Mm. väga palju raskeid tundeid ei tule, aga pigem tundub, ma tajun seda tähendust selle sündmuse juures endiselt. Et kui ma räägin, siis noh, midagi minu kehas ikkagi nii-öelda Mhm. mingi värin on sees. Ja Mhm. kuigi ma olen selle ära unustanud, nagu see on nii kaugesse aega jäänud, siis ikkagi, kui minna sellesse hetke, siis ikkagi osa minust tunneb seda ära. Mhm. Et kas sa mäletad ka oma mõttekäiku, kui sa said, sest et no võib-olla alguses ei usu seda, on ju, näiteks on ju, et midagi on juhtunud, et mu jalad ei tööta. Et kui siis, kas arstid ütlesid või sa said ise aru, et noh, lapsena võib-olla selle vanuses või ei mõistnud, aga arstid ütlesid, et kuule, et sa võib-olla ei käi enam või mis iganes. Et kas sa jõudsid ise selle teadmiseni või või arstid andsid selle teavituse sulle? Ma mäletan, et kõige esimesena, võib-olla ma seda kohe ei kuulnud, aga hiljem vanemad rääkisid, et neile arst ütles, et see poiss jääb lamama, et nad arvasid, olid isegi nii pessimistlikud, et ma ei saa isegi nagu kuidagi Okei. tooli või midagi. Mhm. Aga jah, ma arvan, ma kohe ei saanud sellest aru, aga see jõudis ajapikku ja eriti, kui ma tavareaalsusesse läksin tagasi ja kooli. Eks koju tagasi jõudsid, Jah, on ju? jah. Ja siis, kui tekkis selline võrdlusmoment ka teiste lastega. Et alguses jah, ma mõtlesin, et ma olin varem ka kukkunud ja haiglas käinud, et alguses tundus see nagu, et ei ole midagi. Aga jah, jah, sellega läks aega, aga ühel hetkel jõudis see reaalsus kohale. Eks siis see mittetunnistamine mingil määral leevendas seda pauku, ütleme nii. Sest sa ei võtnud seda reaalsust omaks, on ju, ikkagist Ja. loodused kõik ja siis kui sa oleks sellel päeval kohe võtnud, et nii ongi, siis see emotsionaalne koorem, mis sealt tuleb, on päris korralik vist tegelikult. Et ta läks siis tasapisi niimoodi aja jooksul maandus. Alguses ilmselt oli isegi midagi positiivset minu jaoks, et mulle meeldis seda, et minu eest hoolitseti. Seda sa alguses ütlesid, jah? Jah. Ja minu poole pöörati tähelepanu, et see oli ka kindlasti, see on nagu üks lapse vajadustest. Ma küsin hästi, jah, räägi lõpuni. Aga jah, kõige suurem nagu pauk käis pigem siis, kui kooli naasesin, et siis jõudis kohale ja siis oli väga halb. Lihtsalt üks huvitav küsimus, oled sa võib-olla mõelnud ise sellele, et ma lihtsalt tahaks nagu teada või nagu jah, kuidagi, et sa ütlesid, et sulle meeldis ronida kõrgele ja teha asju, mida teised ei julgenud teha, sest mul on ise samasugune. Ja kui sa praegu tõid ka selle, et kui sa jäid nii-öelda õnnetus juhtus, on ju, ja said palju tähelepanu, kas võis olla ka kõik see eelmine käitumine tegelikult ainuke põhjus oligi tähelepanu vajadus, armastuse vajadus? Oled sa mõelnud selle peale üldse või? Natukene olen mõelnud. Minu käest on midagi sarnast küsitud ka varem, et on mõtlema pandud ja isegi pakutud teooriat, et võib-olla sellepärast see juhtuski. Aga noh, ma arvan, et palju erinevaid põhjuseid. Ma isegi mõtlesin, miks see juhtus, aga just see eelmine käitumine, sest minul oli samamoodi, ma olin samasugune hull ja tegin, mis oli, sõbrad vaatasid ka nagu segane. Aga ma hiljem sain aru, miks see tegelikult oli, kui oma teadlikkuse teed avastasin, see oli lihtsalt tähelepanu vajadus. Sest et kodus ma seda ei saanud, ma ei saanud isata, on ju, kasvasin, ema armastus ei saanud, et siis see oli viis, kuidas saada mingitki tähelepanu. Et siis, kui sa oma lugu jagasid, siis mul kohe resoneerus endaga nagu. Ja just eriti sa tõid välja selle, et miks sulle meeldis see olukord, sest sa said seda tähelepanu, mida sa olid tahtnud alateadlikult.
Ma arvan kindlasti osaliselt see nii on jah. Ähm, kuigi noh, selle hulljulguse ja selle seiklushimu taga noh, kindlasti nagu ka lihtsalt loomulik tahe elada ja seegelda, et aga, ma tundsin, et see on veres. aga küsimus nüüd, selline huvitav küsimus, mis annab selguse selle koha pealt. Kui oleks mitte kedagi olnud ümber, sa oleks täiesti üksi olnud. Kas sa siis neid tempe oleks teinud? Äh, tõenäoliselt selliseid tempe ei oleks teinud jah. Siin on sulle vastus. Tegelikult. Mhm, Sest kui sulle isiklikult meeldib, siis sa teedki üksi. Aga kui mhm. sa teed tähelepanu pärast, siis sa teed seda ainult siis, kui teised on juures. Jah, kui sellised hulljulged asjad, siis kindlasti jah, On ju. jah. Aga lähme siit edasi, et see ei päädinud ainult sellega, on ju, et noh, mõnes mõttes võib-olla kui sa oled valmis, natuke jaga ka seda, et sa olid ennem hästi liikuv, toimetasid ja nüüd sa ei saa enam. Kas sa tundsid ka sellest puudust või kui lihtne oli leppida sellega, et ma ei saa enam teha seda, mida ma varem tegin? Mm. Ma arvan, et ma arvan, et see olukord oli isegi palju raskem, kui ma hetkel nagu mäletan, sest ma olen nagu justkui nii palju endas ümber Mhm, programmeerinud ja nii mhm. palju noh, juurde või kuidagi ennast üles ehitanud, aga see oli küll väga, väga raske ja sellega kaasnes ka igasugust häbi ja seda, et ma olen teistest erinev ja eks kus eriti teismeeas, siis see läks väga raskeks ja väga palju olid ka enesetapumõtteid ja hästi palju mõtlesin, et miks see minuga juhtus ja miks ma olin selle ära teeninud ja nii edasi, et see tundus nii ebaaus ja ebaõiglane. Ja Teismeeal tuleb see hästi tugev see võrdlusmoment on ju sisse, kus ma hakkan ennast teistega võrdlema. Teised saavad elada nii ja naa ja nii, teha selliseid asju, tulevad tüdrukud mängu ja kõik see on ju. Ja siis sul on see, et ma ei saa. see oli väga alandav kohati ka jah, et kui koolist koju oli vaja minna, siis hästi palju ema käis järel, kõik terve kool nägi seda pealt ja see oli minu jaoks hästi-hästi alandav ja see tekitas tegelikult ka konflikte emaga. Et ühest küljest noh, ma sain aru, et nii on vaja ja ta ei ta ei teinud ju mulle kuidagi liiga sellega, aga lihtsalt samal ajal see võib mõjuda nagu lapse enesekindlule päris laastavalt just selle võrdluse pärast, et mina olen ainuke, kes selline on. Ja just see ongi see teadvustamine ja kui sa tegelikult teaksid, et sa ei ole ainuke ja sellega pole mitte midagi valesti. Need ongi need meie vaatenurgad ja nii-öelda uskumused millestki, siis see loob kogu selle emotsionaalse kogemuse ja sealt tulevad kõik need igasugused muud asjad. Jah. Aga siis mingi hetk sa avastasid, üks küsimus, mida tahtsin küsida, kas sa mingitel hetkedel oled ka ennast süüdistanud, et sa tegid selle valiku tookord ja ei läinud vanaema sünnipäevale? Tahtsid minna sõbra sünnipäevale ja siis seal need igasugused muud asjad. Kui sa oleks vanaema sünnipäevale läinud, kas siis oleks see asi olnud või mitte? Selline küsimus kõigepealt. Siis oleks läinud otse kuskile või mismoodi see oleks olnud? Siis seda tõenäoliselt sel päeval vähemalt poleks olnud. Ahah, just, ma mõtlengi just sellel päeval. Saatuse käik ei tea, aga just sel päeval jah. Juhtus just niimoodi, et asjad langesid niimoodi kokku, et ma just sellel päeval olen üksi ja selline stsenaarium. Aga ma mäletan, et ma kõige raskematel hetkedel süüdistasin küll ennast. Et ma süüdistasin ennast selles, et see minuga juhtus põhimõtteliselt. Ja mulle tundus, et ma põhjustasin sellega ka oma lähedastele kannatusi. Just. Ja see veel rohkem tekitab seda piina juurde. Päris hea. Eriti emale, see tegigi võib-olla kõige raskemaks selle olukorra. Siis, kui meil olid hästi palju konflikte, ma kuulsin vahel ema nutmas ja ta oli üksi ka.
et üksi kasvatas mind. Ja sellepärast tal oli ka see hästi raske. Ja ma ei väljendanud kunagi, peres üldse väga vähe väljendatakse emotsioone, aga eriti mul, eriti kui palju igast koolikiusamisi ja asju ja ma tundsin ennast nii üksinda ja mul oli väga raske väljendada kogu seda valu, mis mu sees oli. Aga kui ma üksi olin ja nagu nutsin, siis ma hästi tihti palusin emalt andeks. Ja niimoodi, et saan aru, kuidas ma nagu põhjustasin ka sellega, et ma lihtsalt olin nii kinnine ja kuidagi vastupanev, kuidagi eemale tõmbunud ja kohati isegi nagu ärrituv või agressiivne. Et ma palusin nagu andeks, et ma enda mõtlesin, et ma ei tee seda tahtlikult. Ei oska siis teist. Et see on see, meil ei ole selle teadlikkust ja kui meil vanemad ka ei ole teadlikud, vanemad on ju, nad ei oska ka selle kõigega toime tulla ja sealt see kogu see virvarr pihta hakkab. Ja siis mingi hetk, kuidas sa jõudsid siis digiteemadeni ja mis olid need asjad, mis sind nagu sellesse, ütleme siis, digipõrgusse tõmbas? Eks sellest see tegelikult algaski, et juurpõhjus oli ikkagi see trauma ja soov põgeneda oma reaalsuse eest. Ja arvutimängud olid see võimalus minu jaoks, kus ma sain liikuda vabalt ja ma sain olla kes iganes põhimõtteliselt ja kohati ka selline, kes ma enne olin. Et ma tundsin, et ma olin täielik vastand võrreldes sellega, kes ma koolis olin. Et kui koolis, peale õnnetust, olin nii ebakindel, et ma ei suutnud isegi klassikaaslastele otsa vaadata. Hästi arglik. Ja eriti... Võrreldes seda, mis sa ennem olid, enne õnnetust oli teistmoodi, jah? Jaa, ma olin väga enesekindel, mul olid kaklused ja igasugused asjad. Et see nagu täiesti tegi maatasa mind ja korra läks mõtte ära. Kõik on hästi, ma lihtsalt suunan sind, et kõik läheb kuskil lappesse, mulle endal läheb ka vahepeal. Oota, mingi küsimus oli, mis ma tahtsin küsida ja siis mõtlen natuke aega ja see on normaalne, me oleme inimesed. Aga sa ütlesid, et sa mängus said olla ka see, kes olid varem. Mis olid sinu lemmik, sellised olid mingid seiklusmängud, kus sa said ronida, hüpata, joosta või mis olid need, mida sulle meeldis mängida? Jah, eks neid olid igasuguseid, aga põhiliselt, mida ma mängisin, olid ikkagi need online mängud ja tulistamismängud isegi. Counter-Strike, hiljem mingi Call of Duty aga kõige rohkem mul läks aega sellise mängu peal nagu World of Warcraft. Ma tean seda aega. Mina ise sellesse ei sukelnud, aga mul olid ka sõbrad tuttavad, kes olid nagu täiesti, jah. See ongi selline rollimäng, kus sa saad olla põhimõtteliselt kes iganes ja sa saad olla ka, esiteks sul on pidev progress, sul on mingid väljakutsed, sa pidevalt tunned seda arengut. Saad seal seigelda. Ja ta on open world täiesti avatud maailmaga, on ju, seal ei ole piiranguid. Jah. Ja sa saad ka olla nagu oluline. Et just kui seal oli ju meeskonnadega ka ju, kui mingi boss oli mingi suurem, seal kellega läksid kokku ja tegid mingeid asju ja. Jah, et see vajutab väga sügavatele nuppudele nagu lastes, täidab mingiseid väga olulisi vajadusi. Et sellepärast see emotsionaalselt nii sõltuvust tekitav ongi. Eriti kui tavareaalsus on põrgu. Kindel see. Ja mis hetkel sa hakkasid aru saama, et see tegelikult on nagu nüüd sõltuvus ja mõjutab sinu tavaelu, et sa said aru, et see ei ole enam lihtsalt nagu huvi ja lahe asi, vaid see on midagi, ütleme siis kahjulikku. Mis hetkel hakkas see teadvustamine sulle kohale jõudma?
Võib-olla esimesed märgid olid need, kui ma hakkasin tähele panema, et ma olen lihtsalt nagu kuidagi kaugenen teistest inimestest. Tihti, kui mind kutsuti välja, siis ma läksin ka välja ka, aga tihti ütlesin ära, sellepärast et mul oli mängus midagi olulist, et no need on võib-olla esimesed märgid, panin lihtsalt tähele, et see kuidagi jätab mind nagu arengus nagu maha, et ma ei oska võib-olla rääkida nii palju kui igasugustel teemadel kui teised minuealised ja et olin nagu kaugem, aga Mis vanus see võis olla umbkaudu kuskil? 16 või 17 või nii. Okay. Et aga suurem muutus, jah, see on sarnases eas, siis kui tekkis mul nagu sügavam muutus ära, et ma käisin kõige sügavamas põhjas. Ja see oligi nagu enesetapu äärel, et siis, kui tuli selline suur enesehävituslikkus peale ja tahtsin endalt elu võtta ja tegin endale haiget, aga ei suutnud seda lõpuni viia. Ja siis selle käigus see vallandas kurbuse lõpuks, et ma kuidagi kõik, mis mu valu, mis mu sees oli, tuli välja ja see kurbuse sisse minemine käivitas või tõi esile sügavama mõistmise, empaatia enda vastu, mida enne ei olnud. Et lihtsalt ma mingit sügavamat kohta puudutasin. Ja siis see kohati nagu seletamatu ja mõnes mõttes isegi võib öelda, et jumalik selline ühendus, aga iseendaga põhiliselt, et kus ma mõistsin ennast, andestasin tegelikult iseendale kõige selle eest. Ja sul ei olnud selleks üldse mingit välist abi vaja, sa tegid seda täiesti intuitiivselt? See oli täiesti intuitiivselt läbi sügava valu ja kannatuse, et see tegis klõps, et oligi nagu elu ja surma vahel, et selline, ilmselt mu hing tegi sellise valiku sel hetkel ja see oli siis kuskil 2000, mis ta oli 10, 11, 12, kuskil sinna kanti või? Täpselt ei mäleta, võib-olla 2010 äkki jah, või natuke varem. Aga kuskil jah, 16, 17 ja siis tegin ka otsuse mitte kunagi enam alla anda ja ma ütlesin elu ja siis ma panin tähele, kuidas kõik asjad hakkasid muutuma iseenesest ja mingid teadmised, raamatud iseenesest hakkasid jõudma minule, lihtsalt mingi tuttavaks venna kaudu ühe inimesega, väike ingel, see juht. Ja siis ta kingis mulle mõned raamatud nagu Inglit ja sõnumid ja loomise õpetus ja algul sellised hästi esoteerilised raamatud, aga mind väga aitasid, sest esimest korda ma kuulsin seda mõtet, et sina oled oma reaalsuse looja. Ja ka see sügavam mõte, et kõik juhtub põhjusega, et kuidagi need kaks uut programmi tulid minusse ja siis ma hakkasin oma elu täiesti teistmoodi nägema. Ja sealt see ärkamine nii-öelda vaikselt pihta hakkas, et ma lihtsalt muutsin avatumaks, aktiivsemaks. Ma ka leidsin sarnased inimesed, osalesin mingites invaspordilaagrites, et sain vibu lasta ja igast ratastooli võidusõite teha ja nagu elu muutus põnevaks taas, et ei olnud ainult mängus põnevus, vaid ka elus tuli põnevus tagasi. Ja tasapisi jah. Ja siis tuli ülikool, esimest korda hakkasin iseseisvalt elama ja autojuhiload ja see juba kõik hästi palju muutis minu jaoks, tõstis enesekindlust. Jah, ülikooli jooksul juba mingi 1 semestri jooksul mäletan, et juba sain rohkem sõpru või tuttavaid, nagu kontakte, kui mul varasema elu jooksul kokku, et hästi. Ja siis varsti tulid ka see Holistika Instituut, sealt esimest korda leidsin nagu hingesugulasi, et kes nagu mõtlevad samamoodi ja huvitavad sarnastest asjadest. See oli tunne, et ma ei ole enam üksi.
aga jah, ma alguses hästi ise olin aktiivne ja hakkasin lihtsalt elu uurima ja käima üksinda sellistes kohtades, kui paljud ei julge minna. Siis ühel hetkel kunagi ka tantramaailma jõudsin ja mingitel sellised teadlikult hakkasin hirme ületama, et Mm. panna ennast proovile väga ebamugavates kohtades ja ma kogu aeg nagu kogesin, kuidas maailm avardub selle peale. Kõik läheb hoopis paremaks. Oo jaa, Ja, ilus. ja laulmisega hakkasin tegelema. Leidsin endale lauluõpetaja, algul ei suutnud häältki teha. Ja siis natukese aega hiljem mulle anti selliseid väikseid väljakutseid, et koori ees kõigepealt esinemine turvalises kohas, siis lõpuks kuskil Mustamäe keskuses ja Mustika Oo, keskuses ja päris äge. mingid sellised avalikud kohad, kus väga palju inimesi ei kuula pingsalt sind, aga nagu võimaldad hirmu ületada. Ja siis nii ta läks, ühel aastal olin Superstaari saates ja Oo, siis ja kirjutasin raamatu ka. Et ma jõuangi võib-olla ringiga tagasi selle digisõltuvuse juurde nii, et ma korraks, siis ma lähen, ma suunan, kui on okei, ma suunan sind ise sinna kohe. Korraks läheks ühte punkti tagasi. no teeme nii. Sest mind ennast nagu huvitab see kõige madalam punkt on ju, kus sa ütlesid, kus see tegelikult ärkamine sai alguse. Mis sind sinna punkti viis? Mis toimus sinu peas? Mis oli see põhjus sinu jaoks, et ma ei taha siin enam olla? Ma arvan, et süütunne mängis suurt rolli seal ja ka lihtsalt see tunne, et hirm, et mul ei saa mingit elu olema, mul ei ole rõõmsat. Tuleviku, ehk siis tuleviku ees see teema, et Ja, et ei olnud nagu lootust. Ja ma kartsin, et ma jään elu lõpuni üksinda ja keegi mind ei taha ja okay. ja jah, selles eas, kui ma ju unistasin tüdrukutest ja Just. Sellepärast ma küsin, kes ma tean, ma olen ka ju sellel teel käinud, mul on keha mingi ära lõigutud ja ka mingid siuksed mõtted käinud läbi, et tõmbaks omal nööri kaela ja et samamoodi tüdrukute teema ja jään üksi ja keegi ei taha mind ja kogu see. Ma mõtlesin, et mis sinul see põhjus oli, et mis nagu sind tõmbas seal. Aga nüüd lähme siis selle nagu selle juurde on ju, et sa esimesed märgid tulid seal küll juba teismelise ajal on ju, et näed, et ma ei ole enam see väljas, et ma otsin seda oma tegevust arvutis, aga siis avastasid jälle kuidagi teise tulemise, kui uuesti muutus see välismaailm nagu nii põnevaks. Mis hetkel sa siis ikka uuesti saad aru, et kuule, see digisõltuvus on ikka kuskil nagu sees ja kuidas see väljendus sinu elus? See on ka huvitav, et ma täiesti uus elu oli mul nagu uus mina. Mul olid lõpuks unistused ja suured huvid, ma tahtsin elada. Aga mingid harjumused olid ikkagi nagu sisse jäänud, sest ma olin lapsest peale nagu ennast niimoodi opereerinud sellisel viisil. Jah. Et ehk siis mingitel hetkedel see lõi uuesti välja. Et olin perioode, kus jälle mängisin, olin täiesti nagu eraldatud. Ja siis ma hakkasingi nagu tähele panema, nagu, et seda päris muuta. Ja, et korraks sinna, et kas sa mäletad ka, mis sind täpselt sinna, üks on ju harjumus, aga samas ma midagi ju tahan sealt saada, siis midagi tõmbab ikkagist. Et mis oli see mis sa sealt mängumaailmast ikkagi said, mida sa välismaailmast ei saanud? Sest isegi kui me mõtleme ükskõik, vaata mingi sõltuvusele, kes on suitsetaja, kes on alkohoolik, kes on narkootik, neil on ju midagi, mida nad tahavad sealt saada. Suitsetajal on see mõnus tunne, ma saan nagu olla rahus, kus iganes alkohol, mis iganes selline lõbusus on ju, piirid kaovad. Et mis oli sinul see, mis tõmbas tegelikult sinna digimaailma? Sest kui seal midagi kasu sul ei ole, siis isegi kui mul on harjumus, ma ei vali seda teha, sest et kui mul ei ole seda mingit kasu.
mingit rolli mängis üksinduse tunne endiselt, et vahel see lõi välja. Ja ma mäletan lihtsalt tihti selliseid nagu momente, et kui ma just tulin sotsiaalsest kohast, mingist üritusest näiteks, aktiveerus mingi trauma ja siis hästi suur tahtmine, vajadus tekkis minna digimaailmasse. Eks kasutasid põgenemiseks põhimõtteliselt siis tegelikult. Jah, et aeg-ajalt ikkagi need nagu traumad tulid üles. Aga ma ise seletan ka seda sellega, et see on lihtsalt nii palju lihtsam Jah, sa ei digimaailmas osanud olla. teistmoodi. Sa ei osanud teistmoodi lihtsalt. Jah, et see noh, isegi kui ei ole mingit sellist suurt traumat või midagi, siis see digimaailm ise on nii ligitõmbav lihtsalt, kuna ta ei vaja üldse nagu mingit pingutust. Kõik on nagu hiireklõpsude kaugusel või siis noh. Sa ei pea higistama, on ju. Jah, ehk siis mul olid ka kindlasti, mul oli palju väljakutseid elus selles mõttes, et ma tahtsin küll edasi liikuda, aga paljud sammud on ju rasked, eriti ma mingist hetkest alates juba coaching'u seda äri püüdsin püsti panna ja see oli hästi raske ja ma ei tea, lihtsalt kergem oli minna sinna mängudesse või hiljem sarju vaatasin ja igasugustes erinevates vormides. Et sain lihtsalt kergema vaevaga palju suurema naudingu. Ma arvan, osaliselt on lihtsalt see, aga kindlasti ka sügavam põhjus. See, ma arvan, minu puhul see üksinduse tunne kõige rohkem mängis rolli. No eks see mängutööstus on ju sinna miljardeid pannud, et kuidas inimesele tekitada seda mängusõltuvust, on ju. Siis on see, kuidas meie psüühika töötab, et need pisikesed arengud, pisikesed väljakutsed, kui teha mäng liiga raskeks, on ju, siis inimene mängida loobub, kui mäng teha liiga lihtsaks, on ju, siis ka loobub. Et kogu aeg sihuke pidev natukene mingid asjad, et oleks see meil inimestel on see vaja, et oleks väike väljakutse kogu aeg, et me ületaksime ennast, et me lahendaksime midagi. Jah, ja see pakkus midagi tõesti sellist, mida päris maailmas nagu raske kogeda. Eriti kui on mingisugused võistlusega seotud kuidagi, et hästi sai proovile ennast panna kellegi teise vastu. Võib-olla kui ma oleks siis, ma olen hiljem mõelnud, et kui ma oleksin terve, siis mulle oleks meeldinud võistluskunstidega tegeleda või midagi. Ja ma tegelikult lapsepõlves tegelesin ka sellise spordiga, et ma ei tea, need on palju erinevaid põhjuseid leida. Lihtsalt üks huvitav mõte siia sulle. Selline asi nagu jiu-jitsu, Brasiilia jiu-jitsu. Oled sellest teadlik? No jah, natukene. Sest ma tean, et seal on inimesed ka, kellel ei ole jäsemeid. Ma olen näinud ka, ma olen wrestlingut, üks eeskuju nimega Nick Santo Nastasso või keegi, kellel on vist üks käsi ainult ja mõlemaid jalgu pole. Ja tema wrestlinguga tegelenud ja selle jiu-jitsuga ka, et aga ma ise ei ole kunagi proovinud. Okay. Ma olin treener päris mitmeid aastaid sellest ka, et see on väga äge asi ja ma arvan, et see on just siuke, kus ei tule see nagu on võimalik teha seda ka sellises olekus. Lahe asi. Aga liigume edasi siis, mis olid need sammud, kuidas sa siis lõpuks sellest digisõltuvuse kuradist nimetame ta praegu siis nii nagu vabanesid? Osaliselt oli see puhtalt tänu sellele, et ma hakkasin aina tuimemaks muutuma selle stimulatsioonile, mis ma sain seda. Et kogen nii palju läbi seda ja kogu aeg see naudingu pool nagu väheneb ja tühjuse tunne kasvab. Ja ma nägin seda
kuidas see meil elu negatiivselt mõjutab, siis mul oli suur miks juba sellel hetkel, et miks ma tahan elada. Ja ma nägin, kuidas see mind tagasi hoiab. Isegi selline tunne, valutunne, et ma ei aita inimesi, keda ma saaksin aidata. Lihtsalt sellepärast, et ma olen sõltuvuses. See oli hästi valus tunne, et selline elu raiskamise, oma potentsiaali raiskamise tunne. Kohati isegi nagu hingepiina võib tekitada. Ja praktilise poole pealt hästi suur muutus oli minu jaoks see, kui ma ühel hetkel lihtsalt võtsin karmima meetodit kasutusele ja leidsin ühe programmi, et lihtsalt tuimalt nagu ära keelata teatud kellaajast arvuti kasutamise. Näiteks õhtul kell 8 läks kinni. Niimoodi lukustus ekraan, ma ei saanud mitte midagi teha. Ja siis hommikul kuskil kella 10 või vahepeal ka hiljem läks uuesti lahti siis. Et sa installeerisid programmi arvutisse, mis pani arvuti ise käima kinni ja? Jah. Päris äge. Ma tundsin, et see oli mulle väga vajalik, et see võttis selle tahte ju vaata mängust välja. Ja see võimaldas olla mul iseendaga. Et see oli hästi suur nagu muutus, et mul hakkas selline õhtutesse ja hommikutesse kohalolu tekkima. Ja kus ma siis tegelesingi endaga, lugesin raamatuid, vahel mediteerisin, tegin trenni. Ja ma hoolitsesin selle eest, see oli nagu vundament. Mul oli hästi tugev ühendus. Ja siis ajapikku see muutis selle asja lahendamise palju lihtsamaks. Et mul hakkasid juba uued harjumused tekkima. Ma avastasin, kui hea on olla ilma digiseadmeteta. Ma vahepeal tegin isegi pikemaid nagu aasta. Eriti siis, kui ma ei käinud tööl ka. Et siis eriti, kui mul oli võimalik seda teha, et niimoodi, et 30 päeva näiteks ilma internetita, kunagi ma suutsin teha niimoodi. Ja siis ma hakkasingi tegelikult oma raamatut kirjutama sel ajal. See oli nagu trigger. Väljund tuli mujale kohe, on ju? Kui sul on igav, jah, siis sa lihtsalt, ja kui sul ei ole võimalus haarata millegi nii lihtsa järele, siis sa lihtsalt loomulikult hakkad midagi raskemat tegema nii-öelda, sest see stimuleerib sind, sest see on parem kui igavus. Jah, just. Nii äge. Ma olen ise ka ma nimetan neid dopamiini detoxiks. Ja ei ole ainult siis arvuti, vaid kõik meelelahutus ja toit ka. Et ma olen vist 2 korda teinud 7 päeva, toidut olen olnud 4 päeva ja 1 korra vist 4 päeva, teine kord 5 päeva. Ja see on ka, et ei tohi nagu tehnikat üldse kasutada. Ja meelelahutusfilme ei tohi vaadata ja mingid sellised asjad. Need on päris ägedad, sest et seal dopamiini teemal on see dopamiini retseptorid. Iga kord, kui me saame dopamiini laksu, siis retseptor muutub tuimemaks ja tegelikult on nagu pendel. Et kui see dopamiini laks ära kaob, mida suurem oli dopamiini laks, seda suurem on kõikumine ka teisele poole. Ja seal tekibki see, et kui ma siin sain dopamiini laksu, nüüd hakkab vajuma, ma panen uuesti, siis tegelikult ma lükkan seda hästi kaugele muudkui. Ja nüüd, kui ma tagasi kukun, siis ma nii jõhkralt teisele poole lihtsalt. Ja see ongi see, kus sa tunned kogu elu on nagu tühi ja mõttetu ja siis ongi see, et pigem tõmban nööri kaela ja. See on väga huvitav mehhanism meis, et kuidas keha ja aju otsib tasakaalu. Ja kui hakkad ennast harjutama selle igavusega uuesti, siis see muutub palju tasakaalukamaks. Et ei ole enam nagu neid kõrgeid, nagu neid tippe ja langusi, vaid pigem on stabiilselt, pigem on tasapisi nagu, et kui sa töötad millegi olulise nimelis. Väga äge. Neil on 50 minutit räägitud juba, teada. Pikalt juba, aeg on lennanud. Ja tegelikult me polegi siit nagu nende asjadeni jõudnud, mis siin ees on, see on nii äge. Võtame siit kiiresti selle lõppu, teeme lõpuspurdi, et siin võiks veel, ma arvan, pool tundi raudselt otsa panna. Aga siis see digisõltuvusest on ju tulid välja. Mis on olnud selle järgne võib-olla kõige suurem väljakutse? Kas on olnud vahepeal ikkagist nagu kiusatus või tõmbab nagu see kurat sind tagasi või mis on olnud suurim väljakutse sellest digisõltuvusest tulekul?
minu jaoks väga oluline murrang oli see, kui ma sain sellest meelelahutusest täiesti vabaks. Ja ma sain ka nagu vaesusest lahti põhimõtteliselt või nagu sõltuvusest enda mingi puude toetusest, töövõime toetusest. Et ma suutsin lõpuks stabiilset sissetulekut hakata teenima tänu ettevõtlusele ja aga endiselt veel arvutitööga ja siis ma 2-3 aastat pühendusin sellele täielikult, et minu jaoks väga suur arenguhüpe, ma tundsin ennast nagu mehelikumalt. Ma leidsin ka elukaaslase, sain mingist sotsiaalkorterist välja ja siis uhkemast korterisse ja nii edasi. Et ma sain hakata rohkem nagu lubama endale asju. Ma tundsin ennast üldse, et ma juhin ennast ja loon väärtust ja nii edasi. Selles mõttes kõik väga positiivne. Aga ühel hetkel ma hakkasin tähele panema, et ka see arvutitöö meenutab väga, väga digisõltuvuse aega. Ehk siis sukeldusid sinna justkui. Kohati isegi sarnane nagu traag. Et oleneb nagu ülesandetest ka ilmselt, mida sa teed. Aga eriti need ülesanded, kus sa saad kiiret tagasisidet. Ja näiteks see veeb arendamine, igast programmeerimine on selline koht, et natuke nagu timmid midagi, putitad seda, saad jälle kiiret tagasisidet. Mingi progress tekib, aga samas kogu aeg on mingi uus probleem ka. Ja siis see probleem viib ainult uute probleemideni põhimõtteliselt ühe asja lahendamine. Ja sa tahad seda lõppu jõuda ja see on kuidagi nii stimuleeriv ja see toodab tegelikult hästi palju dopamiini. Isegi sel hetkel, kui sa tunned, et ühel hetkel tunneb see nagu mõttetu või see kuidagi ei toida hinge. Aga aju võib sellest nii sõltuvusse sattuda. Et siis ma sain ka aru, et oota, et see on väga sarnane sellega, mis mul enne oli. Lihtsalt nüüd on see nagu Test on vahetunud. Jah, et see on lihtsalt nagu aktsepteeritavam vorm, kuna et ma teenin raha sellega vähemalt. Aga jah, hakkasin seda tähele panema ja siis lõpuks ikkagi sain nagu jõudsin mõistmiseni, et ma pean uuesti tagasi minema nende juurteni, kus ma enne olin. Et uuesti tagasi coachingu ja inimeste aitamise poole ja millegi loomingulise poole ja sellega ma hetkel tegelengi, et sinna üleminekut teha. Ma tooks ühe mõtte siia dopamiinist. Sa kindlasti oled ise ka dopamiinist päris palju uurinud. Kas see, mis ta nüüd oli nimi? Mul poiss ka vaatas teda päris pikalt. Kes ongi dopamiini, ta hästi palju dopamiinist räägib. Ja siuke natuke Andrew Huberman. Ja ma olen seda kuulanud, väga hea. Et tema räägib dopamiinist päris palju ja samas siuke raamat nagu Willpower Instinct, seal on ka räägitakse dopamiinist. Et see dopamiini sõltuvus ja kuidas see meid mõjutab, et rottidele ju tehti see dopamiini teema, et neil oli võimalik vajutada dopamiini lülitit, nad said dopamiini. Ja siis nad pidi hakkama jooksma ühel pool puuri sai ainult ühe korra vajutada, siis ta pidi jooksma teisele poole ja sa vajutama uuesti. Ja siis pandi elektriliin vahele, nii et ta pidi jooksma üle elektri nagu karjusi, mis põletas ta jalgu ja hiired või need rotid jooksid nii kaua, kui nad enam ei jaksanud joosta, need jalad olid nii ära põlenud. Et selline on dopamiini sõltuvus, nagu elu hinnaga praktiliselt. Ja samas, kui oli dopamiini, oli toit ja emased, neid ei huvitanud toit ega sugu tegemine, ainult dopamiin. Nad olid valmis ka nälga surema, sugu mitte jätka, mis on meile tegelikult ju loomulikult sisse programmeeritud. Dopamiin kirjutab kõik üle põhimõtteliselt. Et kui tugev on see dopamiini sõltuvus. Ja inimestega tehti samamoodi teste, et lasti tooli peale istuda ja nad vajutasid nuppu, et siis sai dopamiini lanksu ja kui test ära lõpetati, üks osaline läks kallale neile, kes testi tegid. Sest et ta tahtis dopamiini saada. Lihtsalt see sõltuvus läks nii suureks, et ta muutus agressiivseks. Kas sa mäletad, kuidas nad seda dopamiini said? Et mis neile pandi? Ajus mingisugused impulsid, ta vajutas nuppu ja midagi seal ajus siis nagu ühendati ja siis sai selle laksu. Ma täpselt ei tea, kuidas, aga just see, et nagu dopamiini laks
ja kuidas see meie elu mõjutab. Ja sellepärast ongi see minu ka see lähenemine, mida ma teen, miks ma seda mängulisust ehitan just nagu enesearengu koha pealt, see mängulisus, sest dopamiin on parim tööriist, kui sa kasutad seda õigesti ära, sest ta on nii võimas motivaator lihtsalt. Ja, ma olen ka niimoodi mõelnud, et mis siis, kui teha kogu oma elu nagu arvutimänguks. Et sa panedki, et paned oma strength point'e juurde ja intelligence ja See ongi see, mida ma mingi aasta aega kasutasin sellist rakendust, ma ehitasingi sellise, et mul olidki mõtteviis, distsipliin, willpower, kõik siuksed asjad. See oli täiega äge. Õhtul avastasid mingi asi jäi tegemata. Vahet ei olnud, mis kell oli, läksid ikka kuskile, tegid asjad ära ja see oli siuksed muutused tulevad, sest see on nii äge, see dopamiin on nii võimas, kui seda õigesti ära kasutada. Ja, see on üks lahendus kindlasti. Teine asi on lihtsalt nagu uuesti selle igavusega nagu harjumine või nagu lubada rohkem lasta seda kogeda, sest kunagi, kui meil ei olnud seda internetti ja nutiseadmeid, siis inimesed kuidagi said sellega hakkama. Just. Et hetkel on suurem väljakutse, aga ikkagi kui panna teatud piirangud endale ja hakata neid harjumusi muutma, siis saab selle naturaalse nagu kohalolu tunde tagasi, mis lapsepõlves nii loomulik oli. Just, sest et see dopamiini retseptor, ta taastub uuesti ja sind hakkavad motiveerima need väiksed asjad, need väiksed liikud, oma eesmärkide poole liikumine, oma keha eest hoolitsemine, kõik see. Aga liigume siit edasi, mis sind täna särama paneb? Mis sind täna köidab, mis sind täna tõmbab, mis hommikul, ma tahaks. Hetkel mind kõige rohkem tõmbabki see visioon täiesti coach'iks saada. Ja ma tegelen sellega, et pidevalt ennast endale aega vabastada igapäevasest siis veebitööst, erinevate automaatikate ja nii edasi. Et see annab mulle uuesti selle tähenduse ja tunde, mis mul vahepeal oli nagu eemal minust kaugel, sest lihtsalt puhtalt nagu raha pärast ja ka mõnes mõttes ka nagu küpsuse saavutamiseks, et ma hakkasin selle pühendunult nagu tegelema selle veebitööga, aga kuna selle nii lihtne on tegelikult nagu vastata selle küsimusele, et mida ma tegelikult tahan. Ma vaatan lihtsalt oma minevikku, et sel hetkel, kui ma avastasin oma selle elutahte ja missiooni, et mida ma siis tahtsin teha ja siis, kui ma tol hetkel, kui ma ei pidanud ka raha peale mõtlema, siis see inimeste aitamine, see kõige rohkem nagu mind on päriselt täitnud. Meil on alati meeldinud inspireerida inimesi, jagada seda lugu. Ühel hetkel küll see sama loo rääkimine muutus ka nagu igavaks, aga alati saab uusi lugusid luua, uusi edasiminekuid. Ja see YouTube'i ja tegelikult sisimas ma unistan nagu sellest, et YouTube'iga jätkata ja noori inspireerida, et näidata neile, kui palju on võimalik. Ja ma ütlekski, olen kuidagi enda jaoks kokku võtnud, et 2 olulist asja minu jaoks, minu enda elu põhjal on see, et number 1 enda valuga nagu oma valu vastuvõtmine või sellega sõbraks saamine. Üks asi, mis meeletult muudab elu. Kui sa saad teadlikuks, kes sa tegelikult oled, see vaatleja, see elu looja, kes ise annab nagu tähendusi sellele, mis sul toimub. Ja teiseks see oma tähelepanu juhtimine, sest see on olnud ehk siis lisaks selle esimesele traumale teine kõige suurem väljakutse mu elus olnud. Et ma arvan, et kui need 2 on olemas, et kui sul on südamega kontakt ja sa armastad ennast, sa oled oma valuga rahu teinud, ja kui sa suudad juhtida oma tähelepanu, siis tundub, et kõik on võimalik. Jaa.
jaa, ehk siis üks on see, lausta ära need seljakotid, visata maha, on ju, ja teine on see, et kuhu sa liigud, kuhu sa keskendud, kuhu sa paned oma energia, kas sa Jah. lood seda, mida sa ei taha või lood seda, mida sa tahad. Just. Väga äge. Ja hästi lühidalt võib-olla siis, mis on see, mida sa praegu siis aitad, ütleme, võtame nagu niimoodi kokku, et inimene, kus ta praegu oma elus on, ütleme selle digiga, kes saab aru, et näed, ma olen nüüd, Madis on nüüd õige tegelane, et mind aidata, ehk siis see punkt, kus ta on praegu ja kuhu sa aitad inimesel jõuda? Ma arvan, mu peamine sihtgrupp ongi see, kes esiteks kogeb digisõltuvust või ta pigem on nagu läbi põlenud selle digitaalse tööga, siis need on väga sarnased probleemid. Et mõlemad mõistan väga hästi ja tahan aidata neil sellest välja tulla, et tulla rohkem kohalolusse, vabastada aega päris elu elamiseks, oma unistuste elu elamiseks ja selle sisemise potentsiaali äratamiseks. Et ma tunnen, et see pealt näha mõnikord, kuna me kõik kasutame neid digiseadmeid ja see on muutunud nii nagu normaalseks, siis vahepeal tundub, et nagu ei olegi nagu midagi erilist. Aga tegelikult, kuidas see taustal mõjutab inimese elu. Näiteks, kui sul tuleb mingi idee, oled inspireeritud milleski või sa lõpuks jõuad sellesse kohta, kus sa tahad oma elu muuta ja sa oled valmis järgmist sammu astuda. Ja siis järsku nagu lihtsalt võtad korraks telefoni kätte ja vaatame korraks, paneme korraks pausile, vaatame korraks kiirelt 5 minutit seda sotsiaalmeediat näiteks. 2 tundi läinud. Ja see kogu see potentsiaal, mis sinus oli, see on nagu ühitud ära. Ja sul võib-olla võtab kaua aega, et uuesti sellesse samasse nagu lainele jõuda. Sellepärast see on nagu nii kriitiline teema minu arust. Kui oluline see on see kohalolu ja iseenda mõtetega olemine. Paljud ei tea, mida nad üldse elus tahavad, sellepärast, et nad ei lase kunagi nendel mõtetel tulla, sest neil on tähelepanu on ju väljaspool, teiste info. Jah, see ongi nagu tänapäevane suur kriis, on nagu süsteemne kriis tegelikult. Väga äge. Väga äge. Ja samas see ongi see, mõnes mõttes vaata projekt, millest me siin rääkisime, see, mida eestlased loovad, et see üks juhtkonna siis liige, kui ta räägib sellest, ta näitabki seda maailmapilti ka. Ta toob nagu 2 maailma, mind ennast see nii kõnetab. Üks on see, kus lapsed mängivad väljas, sõidavad jalgratastega porilompides ja teine on see, kus on söögilaud, igaüks istub oma telefonis, luukere nagu pilt, tehnoloogia ja see vana, siis see on nii, iga kord, kui ta sellest räägib ja toob selle, et kuhu me oleme liikunud juba ja see läheb veel hullemaks tegelikult, nii-öelda hullemaks järjest. Et kuidas me kaotame ära selle päris kontakti, isegi mitte iseendaga, vaid üldse inimestega. Sest läbi selle digimaailma me oleme kontaktis rohkemate inimestega, aga me oleme kõigi üksindasemad, kui me üldse kunagi varem oleme olnud. Ja see on tegelikult päris kurb. Ja kui ma mõtlen sellele, kuhu maailm liigub, mis tulevikus veel ees ootab, liigub tegelikult 2 poole, aga üks pool on see, mis liigub nagu järjest nagu sügavama digisõltuvuse suunas. Eriti kui tuleb virtuaalreaalsus, AI muidugi, hästi palju rolli mängib. Et see muutub järjest stimuleerivamaks. Mõtle, kui näiteks mulle järsku tuleb võimalus, et ma ei peagi oma füüsilist kehas olema. Panen mingi kostüümi, ma ei tea, panen kas või prillid või kuidagi ühendan oma keha mingise süsteemiga, kus ma päriselt kogen mingit teist reaalsust, kus ma jookseda saan. Isegi ei ole vaja keha ühendada, kui sa ühendad õige kohad ajus, siis aju ju kogeb seda aju kogeb seda liikumist, annab ka signaali edasi, siis sul ongi ainult vaja aju ühendada ja sa tegelikult kogedki seda, kuidas sa liigud. Jah, ma usun, et see võib olla päris ahvatlev. Aga ma olen teinud kindla otsuse, et mitte minna sellele teele. Väga äge. Kus sa näed ennast näiteks 5 või 10 aasta pärast just selle sama tegevusega seoses selle visiooniga, et aidata just noori, ma aru saan, noored on tegelikult see, mis sind kõige rohkem kõnetab, on ju, et sest noored on meie tulevik ja nende see digisõltuvus on ju, et kus sa näed ennast 5 ja 10 aasta pärast oma projektiga seoses? Mis on suur visioon?
jah mm,. ma arvan, et kõige ägedam visioon ongi see, kui mul on mingid paar miljonit Youtube'i subscriber'it ja, ja see minu lugu ja eeskuju jõuab igale poole, nagu levib ja, et tuha, ja mitmel tasandil inspireerib inimesi ja ka väga ja annab ka samas väga praktilist nõu. ja ma tahaks olla teistsugune sisulooja selline, kes ei nagu ei pane inimesed nagu sõltuma sellest sisust, sest muidu ma teeksin nagu vastandlikku tegevust. Et kuidagi niimoodi, et nagu püüan selle esmase tähelepanu kinni, need, kes on selles maailmas ja siis kuidagi suunan neid niimoodi sujuvalt väljapoole ja teen üks-ühele tööd ja võib-olla ka kogukonnas kuidagi grupiviisiliselt. väga äge. Ja ma paneks siia veel ühe kirsi veel otsa ja siis need 10 000 tagasisidet. Madis, sa päästsid mu elu, sa päästsid mu suhte, sa päästsid mu töö. Ma sain digisõltuvusest lahti. On ju? See on see, mis meid tegelikult viib edasi ja inspireerib ja paneb meid hommikul tegutsema. See on nii äge, kui need tagasisidet tulevad ja sa tead, et sa oled kellegi elu niimoodi mõjutanud. Ja kusjuures ma aeg-ajalt siiamaani saan YouTube'i neid kommentaare nende varasemate videode eest, mis ma olen teinud. Ma olen hästi palju, isegi kui sa oled täiesti teises maailmas nagu omas nagu mullis, mis teisel töö peal, siis vahepeal nagu lugedes neid, siis järsku nagu nii kergelt tekib selline ärkamismoment, nagu selline teadvustamine, mis power nagu sellel on. Et jah, mulle väga meeldib selliseid tagasisidesid lugeda ja see on kindlasti, mis meid, ma arvan, kõige rohkem nagu motiveerib nende teiste inimeste edulood ja kuidas me oleme panustanud nende ellu. Jep. Sellega olekski väga äge siin lõpetada, on ju, kui Madis, kes sa vaatad, kuulad, on ju, kui tahad Madisega ühendust saada, siis Madis, kus kohast sinuga ühendust saab, kus inimesed sind leiavad? Kas minu Facebookist või võib ka veebilehelt otsida madismark.com. Okei, et siis sealt juba saab suhelda ja oma digisõltuvusele ausalt otsa vaadata ja oma elu, ütleme, kontroll oma elu üle tagasi võtta. Niimoodi. Just. Et mitte digiseaded ei kontrolli meid, vaid meie kontrollime neid. Väga äge, sinuga oli nii lahe vestelda. Meie ajaloo kõige pikem podcast. Meil pole tund aega kunagi olnud, meil on nüüd tund 10 läinud, et kõige pikem podcast üldse, aga sinu sissejuhatus ja algus oli juba nii teistsugune ja see lugu, mis sa jagasid, see on nii inspireeriv, et leida ikkagi just see eluisu ja see suur kutse ülesse, et ma olen siin tegemas midagi suuremat ja minna ja liikuda selle poole, see on nii äge. See on naljakas, et ma alati ise mõtlen, kuna ma olen seda lugu nii palju rääkinud ja mõnikord vahel isegi kardan, et paljud on sellest ära tüdinud, aga kuigi ma suhtlen tegelikult ja tõenäoliselt praegu uute inimestega, et ei pruugi mu lugu teada, et ikkagi alati läheb pikemalt selle loo rääkimine ja ilmselt ka põhjusega, sest see tasu tegelikult niimoodi nurka visata või ära unustada, et see võib endiselt hästi paljusid aidata, inspireerida kuidagi. Et ma meelega võtsin sinna rohkem aega, sest et meil inimestel on, et see annab nagu lootust selles suhtes, et vahet ei ole, mis su elus juhtub, et kui sul on see tahe olemas, kui sul on see otsus olemas, sa lähed ja teed. Et just sellepärast ma tahtsin sinna jääda ja just sa tõidki need madalad punktid on ju välja, et see inimene resoneeruks sellega, et mul on ka, ma tahaks elu lõpetada, on ju, siis ma leian selle oma miksi üles, miks ma ikkagi siin olen ja Madis sai hakkama, siis saan mina ka. Just see. Ma olin kunagi selles punktis, kus ma arvasin, et nagu täiesti võimatu ja et kõige raskem olukord, mis võimalik on, ma arvan, et paljudel on selline tunne olnud. Aga igatahes, kui ma sealt välja sain, siis küll oli tunne, et kui mina sain, siis nüüd peab küll igaüks saama. Just. Üliäge.
aitäh, et tulid, võtsid selle kutse vastu ja soovin sulle siis kergusega YouTube'i miljoni jälgijani või 10 miljonit, mis iganes su soov oli, seal on ju jälgijani jõudmist, 10 000 inimeste elude muutmist ja kõike seda, mis su hinge särama paneb. Aitäh sulle. Ja, Aitäh, et kutsusid. ja vaatajate-kuulajatega kohtume siis järgmises saates, kui saab olema meie viimane saade. Et siin on päris huvitav asjad ka tagataustal toimus. Aga jah, nägudeni ja suhtleme, tšau! Okei, tšau!